Selles videolõigus tahan ma oma töölehele lisada veel kuupäeva ja aja. Nii et kui ma järgmine kord avan antud faili, siis on mul kohe näha, millal ma seda faili viimati muutsin, millal ma selle failiga viimati tööd tegin. Ja see on jällegi üks väga sage asi, mida Excelis tüüpiliselt tehakse, nii et vaatame seda lähemalt. Lähen siia lahtrisse J4, et siis hakata siia alla neid ajafunktsioone sisestama, kuid esimene võimalus nendest, mul on 3 võimalust plaanis sulle näidata, ja esimene nendest on lihtsalt käsitsi sisestamine. No, ma võin seda küll teha niimoodi klaviatuurilt tippides, et täna on meil 12. veebruar 2010, kuid veel lihtsam oleks lihtsalt vajutada Ctrl ja semikoolon. Ja näete, ongi kuupäev siin lahtris olemas, ilma et ma oleks midagi pidanud sisse trükkima hakkama. Vajutan Enter. Kuid see esimene variant siin on nüüd selline staatiline variant. Tema on nüüd ajas muutumatu. Nii et kui ma näiteks nädala aja pärast avan selle faili ja teen siin tabelis mingeid muudatusi, siis siia sellesse lahtrisse jääb ikkagi mul kuupäev 12. veebruar, nagu oleks ma siis selle töö valmis teinud 12. veebruaril. Seda võib loomulikult niimoodi teha, võib-olla on mul hea põhjus, miks ma tahan just sellist kuupäeva esitust. Teine võimalus on aga kasutada funktsiooni, mis iga kord, kui ma oma tööd muudan, muudab ka seda kuupäeva ja aega. Ja just nimelt, milline variantidest nüüd sulle paremini sobib, oleneb kindlasti sellest töö iseloomust, nii et mul ei ole siin mitte midagi öelda, kumba varianti peaks kasutama. Ja vaatame nüüd seda funktsiooni varianti. Olen siin lahtris J5 ja nagu ikka funktsioon algab meil võrdusmärgiga. Ja aja funktsiooni nimi on meil today. Kirjutan today, olen 2 tähte jõudnud ära kirjutada, kui juba Excel siis arvabki, et ma tahan seda funktsiooni kirjutada ja vajutan tab klahvi, mille peale siis terve funktsiooni nimi mulle sinna lahtrisse välja kirjutatakse. Ja today funktsioon on nüüd selline huvitav funktsioon, et selle sulgude sisse ei kirjutata mitte midagi. Panen sulud kinni ja ongi valmis. Vajutan Enter. Näed, tuli jällegi see sama kuupäev. Aga kuidas teha nüüd kindlaks ikkagi, et see kuupäev on nüüd ajas muutuv? Ja ma arvan, et sul pole nii palju aega siin minuga koos homseni oodata, millal kuupäev meil muutuma hakkab ja minul samuti mitte. Ja seepärast muudan ma kohe oma arvutis selle kuupäeva ära. Avan kuupäeva muutmise akna arvutiseadete kausta alt. Muudan siin aknas nüüd kuupäeva, no ütleme näiteks 26. veebruariks. Kuupäev küll arvutis muudetud, aga paned tähele loomulikult, et meil töölehel ju siin see kuupäev ära ei muutunud. Kuid, nagu ma enne juba ütlesin, muutub kuupäev Excelis vaid siis, kui ma selle taas avan või muudan midagi. Kirjutame siis siia midagi juurde, näiteks mingisuguse suvalise asja. Näete, kuupäev muutuski mul 26. veebruariks, sellepärast et minu arvuti arvab ju, et täna on 26. veebruar. Kustutame oma e-tähed siit jällegi ära. Ja kolmas variant, mida ma siis tahtsin sulle näidata tänases videolõigus, on seotud ka kellaajaga. Nii et kui ma tahan, et muutuste korral peale kuupäeva ka kellaaeg fikseeritaks, siis tuleks mul kasutada hoopiski funktsiooni now. Kirjutan võrdub, kirjutan now ja now funktsioon on samasugune nagu today'gi. Tema ei taha sulgudesse mitte midagi. Kirjutan ühe paari sulge ja vajutan Enter. Nüüd ilmusid siia sellised vahvad trellid. Need trellid tähendavad seda, et see tekst ei mahtunud mulle siia ära ja ma pean selle tulba natukene laiemaks tegema. Lähen siia J ja K vahele ja teen siin 2 tulba vahel topeltklõpsu. Ja näete, nüüd ilmus kogu sisestus ilusasti nähtavale. Ehk siis
Lisaks kuupäevale on siis ka fikseeritud kellaaeg, millal siis ma oma töö läbi viisin. Nii, aga jällegi ma tahan kinnitust, et see on ka ajas muutuv. Nii et muudan uuesti oma arvutis kellaaja ära ja teeme jällegi mõne muutuse oma töölehel ja näete, samamoodi need 2 viimast ajas muutuvat funktsiooni muutsid oma kuupäeva ja kellaaja ära. Ja need olid siis mõned kuupäeva ja aja lisamise võimalused Excelis.